Tere jälle kõigile! See on Backstage TV ja meie 4. saate külaliseks on Kostja ansamblist Aides. Hetkel mängin siis projektist nimega Iiris, Vaiko Eplik ja Eliit ja olen selline kodumuusik, salvestan kodus ja harjutan. Et Iirisega on väga huvitav selles plaanis mängida, et neid lugusid produtseerib Ago enamasti ja nagu ikka ta teeb kõiki asju arvutiga ja neid käike ja sounde otsida nagu arvuti järgi on päris põnev tegevus. Tihtipeale on selline Ago moment. Teine projekt on Eliit ja Eliidis on väga äärmiselt musikaalsed muusikud ja selles bändis on väga kaif mängida, sest kõik lood on muidugi Vaiko lood ja kitaristi poolt mängitud bassikäigud ja niisugune teistmoodi jälle. Aga see kaif, mis sealt proovist ja kontserdist tuleb, see on ikkagi mõnus. Seda saab väga vähestest projektist, ma ilmselt arvan. Ja koosseis on muidugi, koosseis on väga oluline. Ilmselt ongi väga oluline see, kellega sa töötad või musitseerid, ütleme niimoodi.
et kui on seltskond on nagu hea, siis on ka mängida ja lood on ka head ja ma üldiselt sellist nagu muusikalist oskust nagu mängida natukene panen üldiselt teisele nagu tasandile või noh, nagu ta on teisejärguline nii-öelda, sest minu jaoks on esimeseks aspektiks üldsegi inimesed, et kui inimesega on hea suhelda ja musitseerida ja inimene on meeldiv, siis on kõik muu juba hästi ja muidugi teine asi on leidlikkus ja pühendamus muidugi ka. Aga jah, seltskond on ikkagi kõige olulisem, et kellega mida teed. Miks ma valisin bassi? Sellepärast, et tegelikult alguses õppisin muusikakoolis klaverit ja ka eraõpetaja juures. Ja siis mingi hetk, kui me hakkasime bändi tegema, siis meil olid nagu mingid käigud tehtud muidugi klaveri peal ja me olime nagu nii-öelda kitaristiga kahekesi. Ja siis me hakkasime otsima bassimeest. Ja kuidagi nagu ei leidnud ja siis lõpuks ma ütlesin, et ma mängin ise bassi. Ja siis kuidagi nagu hakkasingi mängima ja siis mõtlesin, et noh, et kui nagu, me nii väga tahtsime nagu bändi teha ja me olime valmis kõik selle eest andma, et saaks neid bändi teha. Ja siis ma otsustasingi, et ma läheks muusikakooli, siis ma läksingi Otsa kooli ja õppima nagu basskitarri. Et ma olin vist pool aastat enne pilli kätte võtnud ja õppinud sisseastumisteks õiged asjad ära ja kuidagi seal pääsesin edasi ja mille üle mul on hea meel, sest et ma tegelikult esimestel aastatel väga hästi arenesin seal. Üldiselt ma ei pea ennast väga suureks üks nagu bassimängijaks või nagu bassivirtuoosiks, üldiselt mulle meeldib nagu mõelda või ma tahaksin ennast nagu liigitada kui lihtsalt muusikuna. Sest et mulle meeldib mängida erinevaid pille. Ütleme, trummi ma väga hästi mängida ei oska, aga püüan ikka klaverit mängida ja kitarri ja bassi. Ma väga palju lugusid kirjutasin. Ütleme, väga paljud lood, mis me näiteks Aidesega oleme teinud, on nagu mõeldud ikkagi klaveri peal. Et kuidagi siis saad üks hea sõber Moskvast, Moskvas on niisugune bänd nagu My Rocket Zap, siis nad väga tihti käisid siin Eestis. Ja meil oli ükskord tuli nendega üks selline nagu jämmi sessioon, me salvestasime 2 päeva ühte lugu, leiutasime ja nii. Ja siis mingis jämmi käigus kuidagi tekkis kellelgi, ma ei mäleta, kellelgi tekkis nagu arusaamatus mingis harmoonias, ühesõnaga mingi arusaamatus oli siis tolle laulja nimi oli ka Kostja Ondan. Ja siis ta ütles, et kuule, et pane oma pill käest ära, võta mingi teine pill, mine klaveri taha või midagi, et siis sa saad nagu sellest loost aru. Ja siis ma hakkasin aru saama ka, et tõesti see nii on, et kui mingi hetk jookseb juhe kokku, siis lihtsalt võtta teine pill ja see on palju nagu selgem see pilt. Näiteks see Akvaarium oli ka niimoodi, et Akvaarium on üks näide sellest, et Taavil oli see käik ja siis me jämmisime, see käik, mis seal alguses on see. Siis ühesõnaga me jämmisime seda, kuidagi oli nii, oli naa ja kuidagi sükene, oli nagu ta oli. Ja siis kuidagi nagu kodus ma hakkasin mõtlema, et selle loo peale, et mida võiks nagu teha. Ja siis mõtlesin, et äkki teeks nagu hoopis sellised nagu harmoonilise nagu lahenduse, et mängiks bassiga ka nagu siin lihtsalt nagu akordi juurde. Ja siis põhimõtteliselt võtsin kõik sellest käigust nagu terts allapoole ja põhimõtteliselt tuli nagu selline asi.
põhimõtteliselt võtsin bassi kätte ja siis vaatasin selle, need akordid lihtsalt tõin nagu bassi peale, et põhimõtteliselt bassi peal. Ta ei ole üks ühele nagu see, mis ma klaveri mängisin, aga laias laastus. Oot. Siis ta on niimoodi. See on põhimõtteliselt sama partii, mis ma mängisin vasaku käega klaveri peal. Ja nii ta oligi ja siis me muidugi tulime prooviruumi ja siis hakkasime jämmima ja see tundus nii hea, et just jämmisime seda hästi pikalt ja mõtlesime, et teeme kogu loo selle peale. Take my hand, let's take a walk, let's make a step on infinity. Make me smile or maybe sad, dear. Let's get out of this room. Till let's find a quiet soovitada oskan, on see, et kõigepealt tuleks olla hea inimene. Ennekõike ja inimestega hästi läbi saama, ma arvan. Et pühendamus muusikasse, kui see nagu tõeliselt meeldib. Kui mingi hetk ei meeldi, siis ära punni, tegele mingite muude asjadega.
ei tea, mis iganes, maailmas on nii palju tegevusi, mida teha, foto, matkamine, ma ei tea, raamatute lugemine, musa kuulamine. Et kui ikka meeldib, siis nagu meeldib, siis juba oled mõttega, oled asjaga kaasas ja kui harjuta, siis kuulad musa, kui ei kuula musa, siis harjutad või siis, ma ei tea, loed raamatud vastava teemale. Et muidugi, et ma nagu võib jääda mulje, et mänguoskus kui selline ei ole nagu oluline. Jumala eest, see on ju väga, mänguoskus on väga oluline, aga lihtsalt ennekõike nagu igas muus vallas on väga oluline nagu isiksus või nagu personaalsus. Et üldiselt inimesed, kui sa vaatad üldse, millised inimesed on nii-öelda nagu kuhugi nagu suuremale alale või nagu nii-öelda kõrgemale jõudnud, on suhteliselt, enamus neist on väga karismaatilised, väga pühendunud, väga siirad, see on muidugi suhteline mõiste ja meeldivad inimesed üldiselt, sest et iga duuš nagu pika peale skeenesse ei jää.